täna loeme Shirley, Siim ja saladusi, mille autor on Andrus Kivirähk ja nende pildid on joonistanud Ilmar Trull. Suvi oli juba läbi. Mõne päeva pärast pidi algama kool ja lasteaed, aga isa polnud Siimu ikka veel kalale viinud. Siim polnud sellega rahul, ta tuli isa juurde kahvel käes ja torkas sellega kergelt isa kintsu. Ai, ütles isa, mis sul arus on? Miks sa mind kahvliga torgid? Kas sa arvad, et ma olen mõni viinar? Ei ole sa kellegi viinar, vastas Siim pahaselt. Sa oled isa ja peab minuga kalale minema. Küll me läheme, ütles isa. Aga Siim oli selliseid lubadusi juba küllalt kuulnud ja tähendas kibestunult. Läheme, seda sa räägid alati. Millal me läheme? Ülehomme tuleb ju lasteaeda minna. No ega me siis lasteaiapäeval ei pea minema. Läheme laupäevale, seletas isa. Mis häda sul selle kalaga on? Sa ei söögi kala. Aga Siim ei lasknud end isa kavalast jutust eksitada, vaid muias seni, kuni isa andis kindla lubaduse. Sel laupäeval minnakse rongi peale ja sõidetakse kalale. Alles siis läks Siim koos kahvliga tagasi kööki ja sõi kartuleid edasi. Kalale minemise kärps oli Siimule pähe pannud tema lasteaiasõber, venelane Stjopa. Stjopo käis isaga sageli kalal ning tõi koguni lasteaeda kaasa lillelise pläkist ämbri, mille sees sulus pisike kala, kelle Stjopo ise olevat püüdnud. Lähemal vaatlemisel selgus küll, et kala on surnud ning lapsed matsid ta liivakasti. Aga mis see luges? Siim oli Stjopo peale väga kade. Kevadisest rühma lõpupeost saadik oli ta nõudnud, et isa temaga koos kalale läheks, aga isal oli ikka õnnestunud sellest kõrvale hiilida. Asi oli selles, et isa polnud ise ka kunagi varem kalal käinud, aga häbenes sellest pojale rääkida. Ta ei teadnud kalapüüdmisest mõhkugi. Kusagilt oli ta kuulnud, et tarvis läheb ritva, mille otsa pannakse konks ja selle otsa omakorda vihmaoss. Aga see oli ka kõik. Sellepärast oli ta väga mures ning ootas hirmuga laupäeva. Ema ja Shirley sõid köögis. Shirley oli Siimust 6 aastat vanem ja pidi minema mõne päeva pärast 4. klassi. Tal oli hobusesaba ning ta kandis sinise klaassüdamega sõrmust, mis oli tulnud välja üllatusmuna seest. Miks sa sõrmusega sööd? Küsis Siim laua taha ronides. Seda ei tohi. Miks ei tohi? Tohib küll, vastas Shirley. Ei tohi. Süües peavad käed puhta tulema. Laua taha ei tohi tulla sodiste kätega. Sõrmus pole sodi, teatas Shirley solvunult. Sõrmus on just vastupidi, iluasi. Minul on ka sõrmus sõrmes, toetas ema tütart. Siim vaatas ema käsi. Tõepoolest, nii see oligi. Ka ema oli tulnud lauda endal käsi sõrmusena. Oi, kui mu kasvatajad ei näeks, ütles Siim pilklikult. Olgu ema ja Shirley õnnelikult, et siin ainuüksi tema Siim neid korrale kutsub. Kasvataja oleks palju rangem. Siim ise ei hakka ju oma ema ja õde karistama. Nad on ikkagi sugulased ja Siimule armsad, olgugi, et ei söö puhaste kätega. Minu käed on igatahes puhtad, tähendas ta väärikalt. Sa ei saa naiste asjadest aru, ütles nüüd Shirley pisut üleolevalt. Siim tahtis midagi mürgist vastu pista, aga enne küsis ema. Mida isa seal teeb, et ta sööma ei tule? Vaatab televiisorit, mingid mehed jooksevad seal. See on kerge jõustik, ütles Shirley. Siis ma viin talle toidu teise tuppa, otsustas ema. Muidu läheb külmaks. Ema hakkas taldrikuid kandikule laduma. Shirley ja Siim sõid oma kartulid lõpuni. Ma lähen nüüd õue, ütles Shirley. Mina lähen oma tuppa, ütles Siim. Kuidas kalale minema isaga jäi, küsis Shirley. Kas sa rääkisid isale augu pähe?
Siim oli tähtsa näoga. Laupäeval sõidame, te ei saa ühtegi kala, arvas Sirli. Me saame palju kalu, lubas Siim. Sa oled loll, Sirli. Siim ütles seda isegi pisut kaastundlikult. Ja sa ei saa meeste asjadest aru. Ärge vaielge keelasema ja ärge öelge teineteisele loll. Ta viis isale teise tuppa süüa ja küsis, et laupäeval lähete kalale. Isa vaatas oma naisele kurva pilguga otsa ning emal oli temast väga kahju. Aga mis teha, kui on juba kord lapsele lubatud, eks siis tuleb ära käia. Pole midagi, sösistas ema isale kõrva. Mina käisin ka ükskord Shirleyga karusselli peal, endal oli süda nii paha, pärast hoidsin postist kinni, äkki saategi mõne kala või krokodilli, pommises isa ja vangutas pead. Siim läks oma tuppa ja puges laua alla. Seal oli hea istuda ja mõtiskleda. Siim oli juba päris pisikesest poisist peale unistanud sellest, et ta oskaks võluda. Kui palju lihtsam oleks siis kogu elu. Näiteks seesama kalavärk. Poleks üldse tarvis isa manguda, tarvitseks vaid lausuda. Soovin, et me oleksime kalal ja jalamaid oleksidki nad jõekaldal. Isal poleks mingit võimalust kõrvale vingerdada, võlujõud kannaks ta õigesse kohta nagu puunoti. Ja ega siis see kalapüüdmine üksi, igasuguseid asju võiks endale ja teistele võluda. Siim oli sellest kaua unistanud, ikka siin samas laual. Ükskord oli ta ka avastanud, et vaiba sees on pisike lukk. Siim oli küll pisut kartnud, aga siis lugis sisse roninud. Lühike tunnel viis ta päikesepaitselisse metsa. Siim sai kohe aru, et see on selline mets, kus iga poiss oskab võluda. Seepärast ei imestanud ta põrmugi, kui avastas, et kuuse otsas rippuvad kena helesinine mantel ja taevatähti täis joonistatud terava kintipuline küber. Just sellised rõivad oli ühes muinasjuturaamatus kandnud keegi võlul ja Siim pani need enesele selga. Mantel oli täpselt paras, ta katsus kohe, kuidas võlumine sujub. Ma tahan, et see kuusk muutuks männiks, nõudis ta ja nii läkski, kuusast sai mänd. Nüüd käis Siim sageli lauaalus kaudu oma võlumaale. Sinna ronis ta praegugi. Võluri riided, mida Siim kavatses kanda, rippusid korralikul nagis. Selle nagi oli Siim sinna ise võlunud. Ta pani mantli selga ja mütsi pähe ning kõndis vaatama, mida Võlumaa elanikud teevad. Nendeks elanikeks olid peamiselt loomad, aga nagu Võlumaale kohanes, võisid nad hästi rääkida. Seal tuligi kass Vurut sorgus. Tere kass, ütles Siim. Mis sul viga on? Mul on nälga jänu, vastas kass. Ei jaksa enam õieti kõndidagi. Ning saba on nii kõhnaks jäänud, et pista või niidi asemel nõela silmast läbi. Võlumaa elanikud kannatasid üldse hirmsa viletsuse käes, sest sedasi sai Siim neid alati aidata ja kõik olid talle koledal kombel tänulikud. Nüüdki pommises Siim paar võlusõna ja enne taevast kukkus alla veoauto, kass paksult vorsti täis. Ole sa tänatud, hea võlur, kiitis kass ja asus vorsti sööma, kosutas silma lähtanud. Saba läks koguni nii jämedaks, et kass ehmus ja palus Siimu teda veel kord aidata. Siukest saba ei jaksa ta endaga kaasas kanda. Siim muutis saba väiksemaks ja seejärel võlus ta nalja pärast kassi hoopis lambaks. See ei tundunud looma eriti rõõmustavat, aga Siim armastas vahel ka endale lõpuks võluda ja Võlumaa elanikud teadsid seda ega vaielnud vastu. Siim kõndis edasi ja jõudis järve kaldale. Seal istusid Stjopa ning isa ja püüdsid võidukala. Stjopal polnud ämbris ühtegi maimu. Ta oli hädise näoga ja ähkis pingutasest, aga isal oli hästi näkunud. Ta oli kaelast saadik kalakuhja sees ja laskis vilet. Vaata Stjopa, missugune tubli kalamees mu isa on, kiitles võlur Siim ja kõndis edasi. Isa, ema ja Shirley kohtas Siim võlumaal sageli.
ta oli nad sinna ise võlunud, et oleks kodusem tunne. Tegelikult neid seal muidugi polnud ja Võlumaast ei tea nad üldse mitte midagi. Arvasid, et Siim niisama laual kükitab. Ei pidanudki teadma, Võlumaa oli Siimu saladus ja saladust peab hoidma. Siim mõtles, et peaks nüüd minema mõne koletisega võitlema. Neid oli Võlumaal palju, kuid kohutavalt tigedad ainult Siim ei kartnud neid, vaid võlus kärbesteks. Aga siis tuli ema tuppa ja ütles, et ta läheb poodi. Sa oled jälle laual, küsis ta kergitades laualina. Siim jõudis hädavaevu tunnelist tuppa lipsata. Olen jah, vastas ta. Mida sa ostma lähed? Meil on piim otsas, ütles ema ja läks toast välja. Siim kaalutles, kas peaks minema tagasi Võlumaale ja nõiduma seal taevasse piimapilve, et Võlumaa ema saaks seda otse taevasse suurde tünni koguda, aga ta ei viitsinud. Õues oli ilus ilm ja ta läks otsima Shirleyt.